võtame piiblit kätte ja lähme siis Joosua raamatu juurde. Joosua raamatu juurde. Ja täna oleme juba 3. peatükis. On mitu peatüki, enne kui nad tegelikult valutavad seda esimest linna Jeerikut. Ikka veel valmistuvad ette, enne kui nad lähevad sellele seiklusele. No just vaatasime perena Hollywoodi filmi The Hobbit. Ma ei tea, kas Hobbit on eesti keeles kääbik või midagi. Ja. Et see on nagu tõeline nagu fantaasia seiklus. Et jah, alguses see kääbik Bilbo, ta ei taha minna. Et see Gandalf tuleb ja need päkapikud tulevad ja nad kutsuvad teda nagu kaasa tulema seiklusele, aga ta ei ole selles üldse huvitatud. Ei taha, ei. Mul on hästi, kui ma jään siia koju ja ma saan siin istuda, mul on kõik siin olemas. Ma küll ei lähe mingi võõrale maale teiega. Kindlasti mitte. Aga muidugi me teame, et ta lõpuks mõtles ümber ja läks nendega koos ja see seiklus algas. Kristlik elu tegelikult peaks olema ka selline seiklus olema. Kui sul on igav kristlasena, siis on midagi lahti tegelikult. Kui sa loed piiblit, siis peaks olema põnev, sest meil on nagu selge eesmärk ees. Me teame, kuhu me läheme ja et Jeesuse nimel me läheme. Iisraelased, nende seiklus algas niimoodi, et nad pidid läbi Jordani jõe Kanani maad valutama. Ja siis nende seiklus alustas. Kuidas me võime siis selliseks seikluseks nagu valmistuda? Kuidas me saame sellist seiklust alustada? Vaatame, mida Iisraelasid tegid. Kõigepealt nad järgnesid Issanda juhatamisele. Issand andis juhatusi ja need tegid nende järgi. Loeme siis 3. peatükis. Vaatame salmid 1-4. Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele Sittimist ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed, ja nad ööbisid seal enne kui nad üle läksid. 3 päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi ja andsid rahvale käsu öeldes, kui te näete Issanda oma Jumala seaduse laegast ja leviitpreestrid seda kandvat, siis minge oma asukohast teile ja käige selle järel. Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes 2000 mõõdet küünart. Te ei tohi minna selle ligi, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud. Iisraelased said need juhatused kätte, mida nad peavad tegema. Homme algab see seiklus. Ja kui te näete seda seaduse laegast, siis järgne sellele. Aga peab olema mingi vahemaad teie selle seaduse laeka vahel. Ärge tulge ligi. Paljud on mõelnud, et mida see tähendab? Miks nad pidid mingid vahemaad jätma? Üks mõte on muidugi see, et Jumal on püha. Ja kogu selle koguduse telgi süsteem oli nagu pühaduse pärast. Ja eriti see, kus see seaduse laegas asus kõige pühamas paigas, see oli just kõige püham paik. Seal, kus Issand pidi reaalselt mingi moodi elama nende keskel. Ja seal see oli, et pidi olema mingi vahemaa ja ära tule nii lähedale. See on nagu seal, kus Jumal elab, kus ta, ma ei tea, istub. Kindlasti oli see mängus, aga piibli tekstis on kirjas, et
jätke vahemaad sellepärast, et te ei tea, kuhu minna. Te ei ole seda teed käinud ennem. Et mina näitan teile, kuhu me läheme. Et jah, nad teadsid, et me peame sellest jõest üle minema, et Jeerikut valutama, nagu Jumal tahab. Aga me ei tea, kuidas, me ei tea, mida Jumal teeb. Ilmselt ta juhatab meid läbi jõe. Aga nad pidid vaatama, jätame mingid vahemaad, et võimalikult nagu palju inimesi saavad seda seadust laegast näha, et siis nad näevad, kuhu me läheme. Issand juhatas neid täpselt ühte paika seal jõe ääres. Ta teadis täpselt, kus oli see kõige parem koht, kus läbi minna. Kui meie tahame seda seiklust alustada, siis las Jumal sind juhatab. Kipume arvama, et me teame Jumalast paremini. Näiteks, kui Jumala sõnas on kirjas, et me peame andma Jumala tööle, kirikule ja nii edasi. Ja mõnedes kohtades isegi kirjas, et 10% võiks isegi anda oma sissetulekust. Oota, ma küll seda ei hakka tegema, kujuta ette, kuidas ma hakkama saan. 10%, see on nii, see on suur ja ma kasutan 100% igal kuul. Kuidas ma hakkama saan? Või kas ma hakkan nagu igas asjast kõik riigimaksud kinni maksma? See ei ole võimalik. Või mingi küsimuses, äritehingus täpselt Piibli järgi teha kõik ausalt ja õigesti. Robert, elame siin Eestis ja niimoodi ei käi, et ma hakkama ei saa, siis teised sõidavad minust üle lihtsalt. Aga kas suudame Piibli järgi teha nii, nagu Jumal juhatab? Ma tean, et Ryland just luges ühte head raamatut ja see oli elulugu ühes Ameerika ärimehest. Tema nimi R.G. Letourneau. Selline prantslase nimi. Ma ei tea, kas ütlesin õigesti. Aga tema oli leiutaja ja tema oli ärimees. Ja tema kujundas ja leiutas igasuguseid mulla vedamise masinaid seal Ameerikas. Ja siis sai nagu leiutise tõendid või mida iganes see on. Ja siis tema hakkas neid tegema, tootma ja edasi müüma. Ja ta läks hästi sellega. Ta oli väga edukas. Aga samal ajal ta teadis, kuna ta oli kristlane, ta teadis, et ma pean ikka nagu 10% Jumalale andma. Ükskõik kui palju ma saan, et ikka läheb 10% Jumalale. Ja siis ta hakkas mõtlema, et miks ainult 10%? Ma võin 20% ka andma. Et küll ma saan hakkama selle 80%-ga. Ja siis lõpuks oli nii, et ta andis Jumalale, kas kirikule või Jumala tööle kuskile 90% oma sissetulekust. Ja tema oli miljonär. Ja siis mitu korda miljonär. Võib-olla sa mõtled, et kui mina oleks miljonär, siis võib-olla mina saaks ka 90% oma sissetulekust anda Jumalale. Aga kas sa teeks seda? Kas sa tõesti teeks seda? Aga siis tuletame meelde, et ta hakkas niimoodi mõtlema ja tegema enne, kui ta sai miljonäriks tegelikult. Aga Jumal ikka õnnistas teda. Ja ta on kuulus sellepärast, et kui inimesed küsisid tema käest, et kuidas sa oled nii rikkaks saanud, aga sa annad nagu kõik ära. Kuidas on võimalik? Ta seletas niimoodi, et umbes nii, et mina kühveldan oma raha
laiali igale poole. Aga siis Jumal samal ajal kühveldab minule tagasi. Aga asi on sellest, et Jumala kühvel on minust suurem. Aga miks meil siis on sellega nii raske? Et me ei oska täpselt nagu nii teha, nagu Jumal on meid juhatanud ja öelnud. Võib-olla sinu jaoks ei ole see rahaga seotud asi, aga lihtsalt kõik on siin kirjas, mida me peaksime tegema, kuidas elada. Kas oskame järgneda Issanda juhatamisele igas asjas? Israelasid nõnda tegid. Aga veel, enne kui see seiklus pihta hakkas, siis nad pidid ennast pühitsema. Nad pidid ennast pühitsema. No, loeme siis edasi salmid, salm 5 praegu. Ta ütles, või Jumala sõna ütleb, ja Joosua ütles rahvale, pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid. Pühitsege endid. No, siis israelased ilmselt pühitsesid ennast. Aga mismoodi nad pühitsesid ennast? No, kui sa loed näiteks 3. Moosese raamatut, siis on selge pilt, mida nad pidi tegema. Inimesed, et nagu puhtaks saama Jumala ees. No, pese siis enda keha veega. Pese siis riided ära, pane puhtad riided selga. Aga veel, kui on midagi sinu ja Jumala vahel, siis võib-olla mingi ohvrilooma, mida tuua sinna koguduse telki ja seda ohverdada. Et pühitsege ennast. Teil on üks päev, homme juba tuleb Issand kohale ja juhatab meid. Et tegutsege täna. Tehke kõik ära, et olete Jumala ees kõik pühad ja valmis. Ja ma kujutan ette, et koguduse telgis oli palju tegemist seal päeval. Inimesed tahtsid igat nagu roojust nagu heastada või ära lepitada, mis oli nendega juhtunud, kas keegi puudutas nagu surnud keha või surnud looma või mida iganes, mis oli juhtunud. Pidid nagu lepitust tooma Jumalale. Et need preestrid, nendel oli täis tööpäev seal päeval, kujutan ette. Pühitsesid ennast, sest Jumal tuleb. No, ma kujutan ette, et kui näiteks Eesti president pidi sinu juurde tulema külla homme. Ma arvan, et sul oleks ka palju tegemist. Ma ei tea, kas Eesti president sulle meeldib üldse, aga pole tähtsust. Kui ta tuleb sulle külla, siis ma arvan, et sa teeks kogu kodu puhtaks. Ma arvan, et sa juba mõtleks välja, et nagu millised riided ma pean selga. Siis sa mõtleks väga korralikult välja, et mida ma talle pakun, millist nagu kohvi, millist rooga ma talle pakun. Ja ma arvan, et teil oleks nagu aed hästi niidetud ja täpselt trimmitud ja kõik põõsad ilusti nagu kubiidi kujuga, ma ei tea. Kõik täpselt nii, nagu peaks olema, sest sa tahad, et Eesti president saab aru, et sina oled korralik siin kodanik või elanik, nagu mina. Aga homme tuleb Issand teie keskele. Homme Issand juhatab teid. Pühitsege ennast. Tähendab, et ole siis Jumala ees püha. Kui sa tahad seda põnevat seiklust Jumalaga alustada. Aga
sa vaatad telefonis ja telekas igast rämpsu ja valet asja, mida tegelikult ei tohiks vaadata, ei tohiks kuulata. Siis sa ei ole püha Jumala ees. Sa tahad, et Jumal sind aitaks, aga sa vaatad salaselt pornot internetis, vaatad selliseid videosid. Sa ei ole valmis selleks siis. Sa tahad südame rahu, aga sa pole kellelegi andeks andnud, nagu Jumal on sulle öelnud. Sa tahad, et Jumal õnnistaks sind rahaliselt, aga võib-olla mängid maha oma raha kuskil ühes, ma ei tea, Olibetis või Ninja Casinos, mingisuguses kohas internetis. Ennustad sporditulemust või mida iganes. Või sa tahad, et Jumal annaks sulle paremat töökohta, aga sa ei saa sellest pudelist lahti. Mine siis Jumala armu trooni ette ja palu, et ta sind uuesti puhtaks teeks, et sa oleks siis jälle puhas ja püha Jumala ees. Johannese kirjas ütleb, et sa pead üles tunnistama talle oma patud. Ja siis ta puhastab sind kogu ülekohtust. Ole siis Jumala ees püha. Sa ütled, et jah, ma tahan seda seiklust alustada, et mul on natuke igav oma kristliku eluga, aga ma tahan juba nagu midagi teha, Jumala koos edasi minna. Võib-olla on sul tegemist seal koguduse telgi juures, et midagi millega tegeleda seal, mingit lepitust anda ja Uue Testamendi ajal me läheme otse Jumala ette, siis ole siis üksi Jumalaga koos, tunnista üles, mis sul südame peal on, mis on lahti ja siis oled valmis, et Isand tuleb ja juhatab sind. Ole siis püha Jumala ees. Ja siis kolmandaks, tunne vaimulik juhatamine ära. Nüüd loeme siis edasi 6. salmist, hakkan lugema. Ja Joosua rääkis preestritega, öeldes, kandke seaduse laegast ja minge rahva eel. Ja nemad tõstsid seaduse laeka üles ning käisid rahva eel. Ja Issand ütles Joosuale, täna ma teen sind suureks kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega. Et Joosua sai sel päeval rahva silmis suureks. Jumal oli juba lubanud Joosuale, et jah, ma olen sinuga just samamoodi, nagu ma olin Moosesega. Moosesega. See, kelle läbi Jumal tegi need 10 nutlust Egiptuse maal. Moosesega, nagu kelle läbi iisraellased said kuival maal läbi Kõrge mere minna. Jumal andis mannat Iisraelile 40 aastat kõrbest. See oli kõik Moosese ajal. Jumal ütles, jah, ma olen samamoodi, täpselt samamoodi sinuga. Ja täna inimesed saavad sellest aru lõpuks. Sest te lähete üle Jordani kuival maal. See kohe meenutab, et jah, Kõrge mere läbi kuival maal. Siin Jordani jõgi, natuke teine olukord. Aga inimesed saavad aru, et Jumal teeb ka suuri imesid Joosuaga. Tema on meie valitud jumalik või vaimulik juht. Ja mitte ainult iisraelased said sellest aru, aga kõik kaananlased seal ümber. Rahab juba tunnistas maa kuulajatele, et meie südamed on sulanud. Meil ei ole mingit jõudu teie ees, sest me oleme kuulnud, milline Jumal teil on, mida ta on teie jaoks juba teinud. Ja me saame aru, et me ei saa teie vastu seista. See oli mitte ainult iisraelastele, vaid kananlastele ka. Jumal valmistas
teed ette neile. Mida siis öelda? No ma arvan, et võime öelda, et võtta siis oma pastorit kuulda. No muidugi, mul on veidi ebamugav, et sellest rääkida, aga kes on pastor? Pastor on sama sõna kui karjane. Ta on see, kes hoiab oma karja. Muidugi on Jeesus, see suur karjane, hea karjane. Ja tema hoolitseb meie kõigi eest, kes oleme nagu Jumala lapsed. Aga Jeesusel on need kohalikud pastorid, kes hoolitsevad teie eest. Ja mida ta peaks tegema? No ta hoolitseb oma karja eest, et ta tuleb appi, kui on abi vaja. Ta vahel hoiatab, et ei peaks seda tegema. Just nii nagu karjane ei lase need lambad sinna, kus on ohtlik. Hoiatab, et ei, tule siia poole. Nagu laps, kes satub sinna tänavale, sa tood ta tagasi. Ta jagab sinuga Jumala sõna, nii et sul hästi läheks. See on tema eesmärk. No ma tean, et siin, kui ma vaatan teid siin, ma olen teie sõber ka. Ja ma tahan olla teie sõber. Aga samal ajal, Jumal on pannud nii, et ma olen pastor siin. Et näiteks, kui ma ütlen, et Jumala tahtmine on see, et sa saaks ristitud. Siis võtta seda tõsiselt. Mõtle, võib-olla peaks niimoodi tegema. Võib-olla ma peaksin nagu ära tegema juba. Või et ma jagan, kuidas Jumala sõna järgi nagu lapsi kasvatada. Siis võtta seda tõsiselt. Võib-olla peaks nad teistmoodi tegema. Või mida iganes see on. Et tunne ära selle nagu vaimulik juht meie seas ja siis las tal juhatada edasi. Milleks on meil siin kogudus? Mitte sellepärast, et meil oleks nagu mugav koht, kus istuda ja saame nagu lennuki punktidest rääkida ja mis on kõik tore, aga milleks me tegelikult oleme siin? Oleme siin, et saaksime koos Jumala nimel midagi teha, koos teineteist julgustada, üles ehitada ja siis meil on ka selline missioon ka. Me tahame, et teised ka tuleksid Jeesuse juurde. Sellepärast me käime ja eriti Raivo julgustab meid, et me käiksime ja jagaksime evangeeliumid inimestega, kes on lihtsalt tänaval, kes lihtsalt pargis või keskuses. Ja sellepärast me korraldame neid üritusi, lastelaagrit või mida iganes see võib olla, mis on tulemas. Kohvikuttepäeval oleme alati seal väljas ja räägime inimestega. See on kõik selle nimel, sest me tahame seda seiklust teha koos. Koos on parem. Üksi on päris raske. Üksi lähed ja jagad Jumala sõna. Aga meil on vaja, et keegi oleks kõrval ja julgustaks, et jah, ikka käime, ikka teeme ja me saame seekord natuke paremini teha. Seda on kõike vaja, et siis las pastorid nagu juhatada niimoodi ja siis teeme koos neid asju. Inimesed tundsid ära selle Joosua, et tema on Jumala mees. Ma ei arva, et ma olen selline Joosua. Kes mina olen? Ma olen pigem selline Timoteos, ma arvan, kogu aeg. Et kui ma loen, mida Paulus pidi Timoteosele kirjutama, ja see olen mina. Paulus ütles, et pidi teda julgustama, et Timoteos, ära võtta seda südamesse, mida inimesed ütlevad. Et Timoteos, ära anna alla, saad hakkama. Küll sa oled noor, aga saad hakkama. Mina olen selline. Aga rahvas
tundsid ära, et Joosua on Jumala mees. Issand tegi ta suureks nende silmis sel päeval. Mis siis jääb? Kui meil on need 3 asja korras, et me järgneme Jumala juhatusele, et me oleme ennast pühitsenud Jumala ees ja me tunneme selle Jumala mehe ära. Aga nüüd, mida on veel teha või me vaatame Jumala suuri tegusid. See ongi see seiklus. Me vaatame Jumala suuri tegusid. Hakkame lugema siis salmist 14. Et mis siis juhtus? Salm 14. Ja rahvas läks oma telkides teede, et minna üle Jordani ja preestrid, kes kandsid seaduse laegast, olid rahva eel. Ja nii pea, kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad pudutasid veepiiri. Kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja. Jäi ülalt poolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all asuva Aadami linna juures ja vesi, mis voolas alal Auskmaa merre, Soola merre, kadus täiesti ja rahvas läks üle Jeriko kohalt. Preestrid, kes kandsid issanda seaduse laegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit ja kogu Israel läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimaseni oli läinud üle Jordani. No, Israel siis läks Jordani läbi kuival maa. Siis nad nägid, et jah, küll on Jumal koos Joosuaga täpselt samamoodi, kui ta oli Moosesega. Nad järgnesid issanda juhatamisele, nad olid ennast pühitsenud ja nad tegid kõike, mida Joosua ütles, siis tema oli Jumala mees. Ja mis siis juhtus? Nad nägid Jumala suurt imetegu. See oli natuke teistmoodi, päris nagu teistmoodi, kui see Kõrgja mere läbiminek. Kõrgja meri umbes nii, et Jumal nagu lükkas vett kõrvale, paremale ja vasakule. Need olid nagu veeseinad ja siis kuiv maa nende keskel. Aga jõgi on teistmoodi, jõgi voolab kogu aeg. Ja kui Jumal peatas seda voolu, siis oli umbes nagu nii, et aiavooliku peale astud ja siis hakkab sealt poolt paistma. Aga siit poolt läheb kõik tühjaks. Ja multikates olete ju nii, et siin paisub nii suureks, inimesest nagu suuremaks. Umbes nii oli selle Jordani jõega. Et see jäi nagu paisu taha, see kõik hakkas üle voolama sealt poolt. Ja juba oli nagu üleni täis, aga edasi Surnu mereni kõik voolas ära ja oli tühi. See vool katkes ära. Ja siis nad läksid üle kuivale maale. See oli suur imetegu, mida Jumal tegi. Siis me vaatame ka, mida Jumal teeb, kui me alustame seda seiklust. Sa lased Jumal ennast juhatada. Jumal ütleb, et ma pean nii elama, siis ma teen nii. Ma lihtsalt teen nii. Ma ei tea, ma ei tea, mis juhtub ja kuidas Jumal hoolitseb minu eest. Kui ma teen täpselt nii, nagu ta on kirjas, aga ma teen. Sa oled ära tundnud Jumala mehe. Aga nüüd on see aeg, kus sa vaatad Jumala tegusid ja Jumala imesid. Jumal annab sulle südame rahu elutormidest hoolimata. Jumal aitab sind, õnnistab sind. Ja mida Jumal siis teeb selle kogudusega? Me veel ei tea. Aga teeme seda seiklust koos ja siis me vaatame,
No jälle siis räägiks ühest Ameerika ärimehest. Tema nimi Gary Abud Jr. Tema jaoks oli see tema abielu, mida Jumal päästis. No Gary oli Jumala täitsa maha jätnud. Sest lapsepõlves ta käis sellises koguduses, sellises kirikus, kus olid nagu Jumala teenistused ja ma ei tea, mis veel. Ja pühapäeval oli tähtis, et nad käiksid kirikus ja teeksid selle ära ja selle ära ja selle ära. See oli tema jaoks nagu kristlus ja usk. Aga ta läks edasi ülikooli ja siis ülikooli õppejõud hakkasid ütlema, et see on kõik mõttetu, aga kuidas Jumal on olemas, kui on nii palju kurjust maailmas ja siis nad andsid nagu mitu põhjust, miks, et öelda, et Jumalat ei ole, miks sa ikka usud seda. Ja kuna tema lapsepõlve usk oli nii nõrk ja nagu liiva peale ehitatud, siis kohe jättis Jumala maha ja hakkas elama nii, nagu ta tahtis. Esikohale läks kohe tema töö. Ja ta oli mingisugune ärimees, ma ei tea, millega ta tegeles. Aga kogu elu oli selle nimel, et see töö edeneks ja läheks hästi. Ja tegelikult see toimis. See toimis, sest ta panustas kogu oma aja ja elu sellele. Aga samal ajal, kui ta oli jõudnud enam-vähem tippu selles nagu ärieluga, tema koduelu oli kokku varisemas. Naine oli juba valmis temast lahku minema koos väikese imiku lapsega. Ja umbes seal ajal ta ütles, et ta sattus mõnede kristlaste sekka. Ta pidi mingid projekti tegema mõnede kristlastega. Ja tal oli hea võimalus nende käest nagu küsimusi küsida Jumala kohta, Jeesuse kohta. Ja see alustas teekond, kuidas ta tuli päriselt Jumala juurde. Siis ta kuulis evangeeliumit esimest korda elus. Ja ta kutsus Jeesuse enda elusse. Ta hakkas Jumala sõna järgi elama. Jumal muutis tema elu täielikult. Ja Jumal lõpuks päästis nii Gary hinge kui Gary abielu. Ja Jumal hoidis neid, tema ja tema abikaasad, läbi raskede aegade, kus nendel oli nagu viljatus ja lõpuks nad lapsendasid ühe last. Aga Jumal oli nendega koos selle raskel ajal. Ja nüüd ta annab kogu au Jumalale. See on tema seiklus, aga tema seiklus läheb edasi. Milline on siis meie seiklus? Kas sina oled valmis seda suurt vaimulikku seiklust alustama?